Tere! Tundub, et meil on aeg alustada. Mina olen Ulvi Moor ja ma olen aianduse õppetooli juht ja olen ka aianduse magistriõppekava juht Eesti Maaülikoolis. Ja tutvustan täna siis aianduse magistriõpet. Kõigepealt võib-olla alustaks sellest, et miks üldse aiandust peaks õppima. No tänapäeva inimesed järjest enam hindavad paindlikkust ja mitmekülgsust. Ja aiandus on kindlasti väga mitmekülgne eriala. Et selliseid teemasid, mis meie õppega haakuvad, on väga erinevaid. Et kui näiteks teid kõnetab tervisliku toidu tootmine, siis see on see valdkond, mida me õpetame. Kui me mõtleme meie isevarustatuse taseme peale puu- ja köögiviljaga, siis see on väga madal, nii et see on ka Eesti riigi üks prioriteete seda suurendada. Ja kõik meie puuviljanduse, köögiviljanduse õpe toetab seda. Kui me mõtleme toidu raiskamise vähendamisele, mis on samuti väga oluline teema tänapäeva maailmas, kus meil rahvastik järjest kasvab, siis me tegeleme ka sellega, sest puu- ja köögivilja, värskelt säilitamine, kõiki neid teemasid me käsitleme, millisel temperatuuril, millisel õhuniiskusel, millised on sobivad pakendid, et see aed meil kauem säiliks. Samamoodi tootmise kõrvalsaaduste väärindamine, et me ei viska toitu minema, et me õunamahla pressimisjäägist saame ka teha tervislikku toitu. Uued kultuurid muutuvas kliimas, jälle huvitav teema, et siin kõrval asuval pildil on näiteks virsikupuu minu enda aiast, et meie vegetatsiooniperiood järjest pikeneb, muutub soojemaks kliima ja me saame ilmselt tulevikus kasvatada rohkemaid kultuure, kui me saame praegu. Juba hetkel, ütleme, Lätis aretatud virsikud, aprikoosid juba kasvavad meil. Must leeder, mis on olnud meil üsna külmaõrn, ka nendega oleme me juba katseid teinud, no rääkimata siis viinamarjadest, arboosidest ja melonitest, mis on juba mõnda aega. Siis taimehaiguste ja kahjurite valdkond samamoodi haakub aiandusega. Et kui me inimeste puhul räägime, et arstidest on puudus, siis täpselt samamoodi on puudus taimetohtritest. Kui minna kusagile aiandustootja juurde, siis esimesed küsimused tavaliselt on kahjurite ja haiguste kohta. See teeb kõige rohkem tootjatele muret, nii et neid inimesi, kes tõesti tunneksid aiakultuuride kahjureid ja haigusi süvitsi, suudaksid neid määrata nii visuaalsete tunnuste järgi kui molekulaarsete meetodite abil, et neid inimesi on väga vaja. Ja kui see söödava aianduse pool üldse ei kõneta, siis iluaiandus on samamoodi osa aiandusest, nii et Eesti kliimas vastupidavad ilutaimed on osa meie õppest ja saab siis vabaainena õppida ka koduaedade väiksemate haljasalade kujundamist. Kui tekib küsimus, et mis minust pärast saab, et kus meie õpetajad tööd saavad, siis ka need valdkonnad on väga erinevad. Meie õpetajatest on tulnud päris palju tublisid teadlasi näiteks, samamoodi väga tublisid aiandustootjaid, aga kellel on huvi saada ametnikuks, siis ka ministeeriumid vajavad aiandusspetsialiste, samamoodi Põllumajandus- ja Toiduamet ja muidugi meie aianduskoolid, et nii Räpina aianduskooli õpetajad on enamik meie lõpetajad, kui siis ka mujal, no praeguseks Hiiumaa aianduskool küll vist ei lõpetab tegevuse, aga ka seal on olnud meie lõpetajad õpetajateks. Ja muidugi Eesti Maaülikool ise vajab järelkasvu ka aianduse alal ja meil on taimetervise õppetoolis on meie lõpetajaid. Nii et see valdkond on suur ja muidugi päris mitmed meie lõpetajad on teinud oma ettevõtted, et kas siis haljastusettevõtted, ilutaimede kasvatamise ettevõtteid, veini tootmisettevõtteid, õunakasvatusettevõtteid, et neid on päris mitmeid. Nüüd, keda me ootame aianduse magistriõppesse, võib-olla see on ka oluline selgitada, et
ilmselt kui te tahaksite lihtsalt õppida oma aia kujundamist, siis see ei ole päris see koht, kuhu te peaksite tulema. Et me ootame ikkagi inimesi, keda huvitab sisu, keda huvitab miks, kui palju, kuidas, kus, millega, millised. Et kui teid huvitab see, mis taimega toimub, miks näiteks see taim siin, see maasikataim on kollane, mis tal viga on. Ma võin teile öelda, et siin on mitu viga, muld on olnud külm, ta ei ole omastanud magneesiumit, ta ei ole omastanud tsinki ja see on tekitanud kloroosi lehtedele. Aga miks just see taim on kollane, et ta on polka sort reageerib väga kiiresti sellisele toitelementide puudusele, verdisort näiteks ei reageeri. Nii et siin on väga-väga palju faktoreid, algame sordist, keskkonnatingimused, väetamised, nii et see on selline kompleksne maailm ja sellest arusaamiseks on vaja õppida erinevaid aineid. Samamoodi kui teid huvitab näiteks, kuidas on võimalik erinevate viljade vitamiinisisaldust näiteks mõjutada või muuta või kui palju on seda üldse võimalik suurendada. Et kui te ei rahuldu sellega, missugused müüdid tulevad internetist, et kui te tahate ise teada saada. Või siis see, millega saaks asendada keskkonda kurnavaid kasvatusvõtteid, et kui meil siin väga palju vahepeal kirutakse toidutootjaid, siis võiks olla ka neid inimesi, kellel on lahendusi pakkuda. Ja nagu ma juba mainisin, et sordid, aianduses kõik algab sordist, ei ole olemas sellist asja nagu maasikas või juun või ploom või alati on olemas kas siis maasikas, polka või verdi või siis õunad, liivi, kuldrenett või antei, et kõik sõltub sordist ja sort on väga oluline ja sorte tunda on väga oluline, millised sordid meie kliimas peavad vastu näiteks. Ja siis muidugi kasvatustehnoloogiad ja säilitustehnoloogiad ja väärindamistehnoloogiad, väga palju erinevaid asju. Nüüd, kui tulla selle juurde, kes teid õpetama hakkavad, kui te tulete magistriõppesse, siis meil on seltskond 2 kohas Eestis. Et meie siin Tartus oleme küll õppejõud ja õpetame peamisi õppeaineid, aga aianduse õppetooli juurde kuulub ka Polli aiandusuuringute keskus, kus päris mitmed teadlased igal aastal juhendavad meie magistritöid. Ja see tähendab seda, et teie teadustöö praktika on võimalik teha Polli aiandusuuringute keskuses ja sealsed teemad on siis seotud sordiaretusega, aga ka näiteks mustsõstra ja sinise kuslapuu ja vaarika, ütleme, sordivõrdlusega, talvekindlusega. Ja kindlasti Polli kompetentsikeskuses erinevate aiasaaduste väärindamise teemad. Mida meie õppejõudude kohta võiks kiituseks öelda, on see, et kui võib-olla osades õppetoolides on natukene siin probleeme järelkasvuga, siis meie õppejõud on enamikus väga noored ja tublid ja nad on doktorikraadid ära kaitsnud ja meie tudengite tagasiside, kuna ma seda igal aastal loen, siis see teeb ainult rõõmu, et meie tudengid on olnud meie õppejõududega väga rahul. Meie õpe on üsna individuaalne, nad leiavad, et nad saavad väga palju tuge oma juhendajatelt ja meil ei ole selliseid suuri anonüümseid õpilaste rühmasid, nagu võib-olla mõnes suuremas ülikoolis. Kuidas õpe toimub? Magistriõpe on meil sessioonõppena, mis tähendab seda, et see sobib ka töötavale inimesele. Õpe kestab 2 aastat ja enamasti siis kohapeal käiakse kas kord kuus, neljapäeva pärastlõunast algab see ja kestab laupäeva õhtuni või pärastlõunani. Septembris meil aiandusel on 2 sessiooni, sest et me tahame käia ka õues, tahame käia oma katsebaasides, tahame käia Pollis ja ilmselgelt keset talve ei ole aianduses väga palju vaadata. Nii et septembris on meil 2 sessi. Kohapeal toimuvad peamiselt siis praktikumid ja seminarid, ka mõned loengud, aga üsna palju tuleb teha iseseisvat tööd, eks ju, kuna ilmselgelt koolis käiakse harva, siis päris palju on iseseisvat tööd.
aga magistrandid siiamaani on sellega väga hästi toime tulnud, sest tavaliselt magistriõppesse tulevad juba inimesed, kes teavad, mida nad tahavad, kes on varem õppinud kõrgkoolis, mõned isegi mitmeid kordi ja see ei ole tekitanud probleeme ja kindlasti meie õppejõududel on kõigil olemas õppematerjalid Moodle'i kursusel. Seal on olemas toetavad materjalid, kellel on testid, kellel on õppevideod, kõikvõimalikud seminarid, abimaterjalid ka, nii et ma arvaks, et õpe on meil üsna hästi korraldatud. Natuke õppekavast ka, seda saab muidugi igaüks kodulehelt ise vaadata, aga võib-olla natukene seda lahti seletada, siis alguses alati igal majal peab olema vundament ja vundamendiks meie õppekavas on siis sellised ained nagu aiakultuuride füsioloogia, biotehnoloogia, taimede toitumine, aineringed, fütopatoloogia. Et need on siis niisugused alusained nii-öelda, et mis aitavad teil hiljem aru saada erialaainetest paremini. Ja me oleme nüüd, kui magistriõppesse üsna sageli tulevad inimesed, kes ei ole läbinud aianduse bakalaureuseõpet, siis me oleme teinud ka niisuguseid, loonud võimalusi saada tuge, ehk siis need inimesed, kes ei ole õppinud näiteks bioloogiat või kellel ei ole aianduse bakalaureuse haridust, siis neil on võimalik ka bakalaureuse ainetele näiteks Moodle'i kursuste kaudu ligi saada. Ja oleme teinud ka niisuguseid ülevaateloenguid, ja jaganud materjale, et oleks lihtsam aru saada siis nendest ainetest, kui ei ole bakalaureusõpet vastavat all. Erialamooduli suur osa on siis erialaainete, köögiviljandus, puuviljandus, ilutaimed erikursus, katmikkultuuride erikursus ja pomoloogia. Et siin siis õpitaksegi ikkagi aianduslikke aineid, aga erikursused tähendavad enamasti seda, et me ei tegele selliste päris tavapäraste kultuuridega, et me saame juurde ka niisuguseid huvitavamaid asju, ilutaimed erikursusel me näiteks ei õpi enam tavalisi suvelilli ja püsililli, õpime sõnajalgu, kõrrelisi, räägime lilleniitudest, sellistest natukene vähem levinumatest teemadest ja kindlasti räägime ka sellisest stressist taimedel, mis tekib tänapäeval erinevate tingimuste tagajärjel, linnatingimuste tagajärjel näiteks. Siis väike moodul aiasaaduste säilitamine, väärindamine ja turustamine. Et aiasaaduste säilitamist, värskelt säilitamist räägin ma ise siis. See on minu kursus ja me käsitleme kõiki võimalikke teemasid alates elementaarsest temperatuurist, õhuniiskusest, aga räägime ka erinevatest pakenditest, missugune gaasiline keskkond sinna tekib, mis siis juhtub, kui pakenditest hapnik otsa saab, kuidas see on inimesele ohtlik, missugused ühendid tekivad nendes aedviljades, me mõõdame nendest pakenditest gaaside sisaldust. Ja aiasaadustest töötlemine ja väärindamine on meil üsna uus õppeaine, me oleme oma õppekava üldse täiendanud, sest eelmisel aastal me viisime läbi õppekava sisehindamise ja aiasaaduste töötlemine ja väärindamine on siis üks niisugune aine, mis põhineb Polli aiandusuuringute keskuse, kompetentsikeskuse võimalustel ja seal on tõesti väga huvitavad teemad. No kas või kui mõelda selle peale, et hea küll, vaarikas on hea mari, aga võib-olla vaarikas seemneõli on oluliselt väärtuslikum. Et kuidas siis ekstraheerida neid bioaktiivseid ühendeid erinevatest viljadest ja ka viljade töötlemisjääkidest, et me ei viskaks toitu minema. See pilt siin on sellest, kuidas siis näiteks erinevad marjapulbrid, mis on üsna antioksüdantide rikkad, kuidas neid saab kasutada näiteks liha säilitamisel. Ja seda uuris Viive Sarv, kes on teadlane Polli aiandusuuringute keskuses ja tegi oma doktoritöö siis pihlaka kasutamise võimalustest. Meil on ka eriala valikainete moodul. Siit tuleb siis valida,
12 EAP mahus aineid ja me oleme ka seda moodulit päris palju täiendanud, et oleks valikut nii nendel inimestel, kellel on sügavam teadushuvi, näiteks biogeensed lenduvad ühendid, seda ainet loeb kõrval õppetool, taimebioloogia ja taimekasvatuse õppetooli inimesed, kus on siis uurimisrühm, kes teeb maailmatasemel teadust, kellel on huvi, võib siis nendega liituda. Siis need inimesed, kellel on rohkem ettevõtlushuvi, kes näiteks tahavad teha oma aiandusettevõtet, siis ettevõtte ja personali juhtimine on kindlasti väga oluline. Ja ka uus kõrgharidusstandard näeb ette, et juhtimise ained peavad olema magistriõppes. Siis haljasalade kujundamine on üks aine, mida tõesti varem meil ei olnud magistriõppes, oli meil bakalaureuseõppes, aga kuna magistrantide tagasisides aastaid on seda tahetud, siis praegu on see lisatud meil eriala valikainetesse ja tagasiside on väga hea. Kompostide tootmine ja kasutamine nendele, kes on huvilised. Ja meil on esimest aastat siis ka tulemas mahe- ja keskkonnasõbralik aiandus eraldi ainena. Me oleme seda alati rääkinud erinevate puu- ja köögiviljanduse ainete raames, aga nüüd tuleb ta siis meil eraldi ainena. Ja siin on veel valikuid, kes on näiteks putukahuvilised, rakendusentomoloogia või siis ökoloogiline põllumajandus niisuguse suurema ja võib-olla laiema pildi annab siis maheviljelusest. Aiandusteadus on kindlasti suur osa sellest magistriõppest selles mõttes, et magistritöö moodustab 30 EAP-d ja selleks, et seda magistritööd edukalt teha, on kindlasti vaja läbi viia teadustöö praktika ja selleks, et teadustöö praktikat edukalt teha, on vaja õppida eksperimendimetoodikat ja andmetöötlust, et need ained siis toetavad seda, et te saate oma katsepõhise magistritöö edukalt tehtud, sest meil kirjanduse põhjal magistritöid teha ei saa, see peab olema uurimus ja enamasti need uurimused on eksperimentaalsed, et me teeme lihtsalt erinevaid tootmiskatseid, säilituskatseid. On võimalus teha ka sotsioloogilisi uurimusi, aga tavaliselt see eeldab seda, et inimesel on endal mingi vastav haridus enne juba omandatud. Et magistritöö teemad enamasti lähtuvad meil käimasolevatest teadusprojektidest, mis meil õppetoolil on, sest meie katsed vajavad raha ja raha tuleb meil teadusprojektidest. Aga mõnikord oleme me vastu tulnud tudengitele ka niimoodi, et kui meil ei ole neile pakkuda teemat, mis neid huvitab, siis ma olen alati öelnud, et inimene ei saa teha oma magistritööd teemal, mis teda ei huvita. Ehk siis me oleme alati proovinud leida sellist teemat. Mõnikord on tudengil endal näiteks oma ettevõte, ta on nõus kulud katma, siis saab teha katseid oma ettevõttes. Ja mõnikord on meil ka selliseid tudengeid, keda tõesti huvitavad niisugused natukene sotsioloogilised või humanitaarsemad teemad, näiteks sel aastal on mul üks magistrant, kes uurib aianduskultuuride tundmist koolieelikute seas, ta teeb seda küsitluspõhiselt ja kaitsmas nüüd kohe paari päeva pärast on üks magistrant, kes küll ise on enne õppinud Tartu Ülikoolis sotsioloogiat, et teda huvitas siis aiapidamise praktikate muutus võrreldes nõukogude ajaga, et kuidas see on muutunud tänapäeval ja mis on siis erinev võrreldes nõukogude ajaga. Nii et ka selliseid töid on võimalik teatud juhtudel teha. Võib-olla paari sõnaga nendest teadusuuringutest, mis meil hetkel õppetoolis on. Üks on siis Interactive Gardens, mille Eesti osapoolt juhib Leila Mainla. Ja selles projektis tegeletakse virtuaalsete haljasaladega ja siis kogutakse tagasisidet ja seal on partneriks ka omavalitsused, Eestist on partner siis Rakvere linn. Siis on meil projekt Innovahort, mis on siis rahvusvaheline teadusprojekt, mida juhin mina ja seal konsortsiumis on meil siis nii norrakad, rootslased, leedukad kui ka soomlased,
seal on päris palju erinevaid teemasid, alates taimehaiguste ennustusmudelitest ja lõpetades siis leheanalüüsi põhise väetamisega ja osa magistritöid on siis ka seotud selle uuringuga. Lõppenud projektidest on meil Smart Protecti projekt olnud, mis käsitles nutikaid lahendusi aianduses, kõikvõimalike haiguste ja kahjurite seire võimalusi. Ja leheanalüüside ekspressmeetodi väljatöötamine oli meil ka pikalt siin, millega tudengid olid seotud. Nüüd päris palju meie katseid on oleme neid teinud tootmisettevõtetes ja koostöös tootmisettevõtetega ja näiteks Aran PM, kes kasvatab maasikaid ja vaarikaid nii tunnelis kui avamaal, on meil aastaid olnud koostööpartner, et seal on uuritud erinevaid maasika kasvatustehnoloogiaid, küll taasviljuvaid maasikaid, küll siis ka kõikvõimalikke taimekaitsevõimalusi. Siis Leila Mainla on teinud pikalt koostööd kanepiaiandiga, kus on uuritud erinevate ilutaimede peal siis võimalikke biostimulante, kuidas nende abil on võimalik vähendada näiteks mineraalväetiste kogust. Siis emeriitprofessor Kadri Karp on meil väga pikka aega teinud juba uurimistööd Eesti viinamarjadega ja viimasel ajal siis peamiselt siis Eesti viinamarjadest tehtud veinidega, erinevate tootjatega koostöös. Ja lektor Mariana Manteguljus siis uurib ka viinamarjade kasvatustehnoloogiat. Angela Kort on meil mustikauurija, tema on uurinud mustika kasvatustehnoloogiaid nii turbaväljadel kui siis ka mineraalmullal ja viimasel ajal tegelenud ka mustika säilitustehnoloogiatega. Ja Priit Põldmaa on siis köögiviljanduse valdkonna inimene, erinevad katsed nii avamaal köögiviljadega kui siis ka katmikalal, kuigi Maaülikoolil katmikala ei ole, kasvuhoonet meil ei ole, katsekasvuhoonet, siis oleme me teinud katseid niimoodi, et Priit Põldmaa on partneriks võtnud siis Grüneffe või siis praegu see pilt on Räpina aianduskooli kasvuhoonest. Ja aiasaaduste väärindamise teema eelkõige siis reelikarätsapa juhendamisel, sellega ka on võimalik tegeleda. Siin on küll tegeletud viinamarjade lõikusjääkide kasutamisega, astelpaju jääkide kasutamisega. Nüüd ma tahaks veel rõhutada seda, et magistrantidel on võimalus alati minna välismaale õppima mõneks ajaks ja seda võimalust on ka kasutatud. Meil on olemas Erasmus+ programm ja meil on olemas ka Kristjan Jaak stipendium, kes tahab lühemaks ajaks minna. Näiteks Rohel Puusta oli minu magistrant, kes käis määramas õunte allergeene Saksamaal. Kuna Eestis ei ole võimalik õunte allergeene määrata, siis ta käis Saksamaal, 2 nädalat oli seal uurimisinstituudis minu projektipartneri juures ja kasutas neid andmeid oma lõputöös. Ja Liina Loomets eelmisel aastal käis Ungaris elutsükli analüüsi tegemas, ehk siis määras või uuris seal marjade pakkematerjalide keskkonnasõbralikkust, tegi elutsükli analüüsi. Võib-olla paar sõna vastuvõtust, et meil ei ole vastuvõtus eksamit ega vestlust. Me arvestame eelmise õppeastme lõputöö ja eksamihinnet või siis eksamihinnet ja eelmise õppeastme kaalutud keskmist hinnet, ehk siis hinnete alusel põhimõtteliselt moodustub pingerida ja selle pingerea alusel me võtame inimesi sisse. Ja sellega ma olen oma väikese tutvustusega lõpule jõudnud. Ma tahan öelda, et aiandus on selline valdkond, kus tõesti töötavad väga kirglikud inimesed ja ma väga loodan, et neid kirglikke inimesi tuleb meile ka õppima. Nii et tulge meile aiandust õppima. Ja ma ootan teie küsimusi ka. Aitäh! Nii, küsitakse, kas õppetool pakub magistritöö teemad ise välja? Ja me pakume välja igal aastal nii palju teemasid, et magistrantidel oleks valida.
teemad on nii meie õppetoolist kui ka taimetervise õppetoolist, vahel ka mullateaduse õppetoolist. Aga nagu ma ütlesin, kui inimene ei leia endale sobivat teemat, siis on võimalik ka ise teemasid välja pakkuda. Ehm, milliste teemadega on lõputöid tehtud, seda ma just natuke aega tagasi näitasin, neid teemasid on väga-väga erinevaid. On iluõienduse teemasid, on köögiviljanduse, on jääkide väärindamise teemasid, on sotsioloogilisi uurimusi. No mis on kõige erilisem? No mis võiks olla eriline? Mükotoksiine on uuritud, näiteks oli üks magistrant, kes uuris kodus õunamahlapressijate teadlikkust mükotoksiinidest ja tuli välja, et Eestis see teadlikkus selle koha pealt on väga madal. See oli üks huvitav teema näiteks. Mis mind selles valdkonnas paelub? Mm. Ma arvan, et mitmekesisus paelubki mind. Ma olen oma loomu poolest olnud ilmselt selline inimene, et ma otsin midagi uut kogu aeg. Ja kui ma räägin endast, siis ma alustasin tööd Tartu Aiandusmesinduses Seltsis. Ma sain aru, et kellast kelleni töö mulle ei sobi, siis ma olin mõnda aega ettevõtja ja tegin haljastusplaane ja võin enda kaitseks öelda, et ka minu koduaed seal eelmises kohas, kus ma elasin, sai kauni kodukonkursil auhinna. Siis ma olin Räpina aianduskoolis iluaianduse õpetaja 2 aastat. Mulle väga meeldis see töö, aga see oli lihtsalt 100 kilomeetrit minu kodust. Ja lõpuks ma siis jõudsin teaduse juurde ja no ma olen tegelenud värskete aiasaaduste säilitamisega, siis see oli küll asi, mille peale ma ilmselt kunagi ei mõelnud, kui ma aiandust õppima tulin, aga mis osutus ka väga huvitavaks teemaks, nii et mitmekesisus paelub mind. Nii, Kai kirjutab midagi. Ahah, siin on veel küsimus, et kui palju on magistriõppes iseseisvat teadustööd, praktikume ja laboritöid? Ja no nagu ma ütlesin, siis kuna tegu on sessioonõppega, siis ega iseseisvat tööd on kindlasti vaja teha väga palju, sest et kohapeal käiakse ju ainult praktiliselt korra kuus. Seda korra kuus aega me proovime võimalikult kasutada praktikumide, laboritööde ja seminaritööde jaoks, sest et ütleme, sellist klassikalist loengut on ilmselt jäänud järjest vähemaks, väga palju materjale on võimalik ise läbi töötada. Ahhaa, küsitakse aiandus- ja magistrantide keskmist vanust. Meil on igasuguses vanuses inimesi, meil on inimesi, kes on tulnud otse bakalaureuseõppest, aga neid on meil pigem vähem. Keskmist vanust ma ei oska öelda, aga ma arvan, et see vanus varieerub seal enamasti ütleme 30 ja 50 eluaasta vahel. Et väga palju on inimesi, kes on tulnud teistelt erialadelt ja nad on ka oodatud, kandideerima ei ole üldse vaja, et oleks aianduslik alusharidus. Alguses, kui me alustasime selle süsteemiga, siis ma ütlen ausalt, et ma väga kartsin, et need inimesed ei saa hakkama, aga tegelikult, kui sa oled tark inimene, sul on motivatsioon, sul on huvi, sa oled harjunud õppima, siis sa saad hakkama, isegi kui sa tuled teiselt erialalt. Mm. Nii ja paistab, et aeg on läbi, nii et ma tänan kõiki, kes kuulasid.